Nii, aga mina võtan praegu enda selle jagamise siit ära ja annan sõna Kellile. Ja tere hommikust. Ma nüüd põnevusega ootan, et milline mu pilt välja näeb, siis kui Liina jagamise lõpetab, veel ennast ei näe, sest et minul juhtus täna hommikul see kõige klassikalisem Murphy, mis üldse juhtuda saab, et minu AirPodsid ei läinud tööle, minu arvuti millegipärast on küll töötab, aga ei võtnud AirPodsi endale lisaks, nii et ma lõin endale siia päris huvitava situatsiooni. Mul on küünlajalg, mille peal on telefon ja ma teen sellisel teel Zoomi ja olen kodukontoris, sest teine Murphy seadus oli see, et eile õhtul tuli küll lõpuks korralik nohu. Aga ma loodan, et te sellegipoolest kuulete mind väga kenasti ja nii tore tõesti, et teid on sellisel varasel hommikul siia nii palju kogunenud. Igatahes rõõm kõiki näha. Mina vaatasin seda nimekirja, kes on tulnud, et oli väga palju uusi taotlejaid, uusi inimesi. Nii et ma ei taha nüüd öelda, et teie, kes te olete mitu korda taotlenud või meiega protsessis olnud, olete kuidagi vähem väärtuslikumad. Aga alati on rõõm tere öelda ka nendele, kes esimest korda sisenevad. Ja üleüldsegi ma tahaks tegelikult öelda töökeskkonna teemal, et mulle tundub, et väga tihti uutele läheb väga palju energiat, et üheski protsessis ei tohiks unustada ka neid, kes on pikalt kaasas olnud. See on erinevate selliste viimase aja enda tööprotsesside kogemus lihtsalt. Aga milleks siis see märgis ja hästi lühidalt tahaks tegelikult nendega, kes veel ei tea, jagada ka seda, et kuidas me üldse kunagi selle märgise idee peale tulime. Sellepärast, et mitmekesisuse kokkulepe on ehk paljudele teist juba tuttav. Te teate, et see on selline väärtuspõhine kokkulepe, tekst, saate ühineda ja sealt ise edasi mõelda ilma ühegi kohustuseta, et kas ja mida te teha soovite. Kunagi väga ammu, ma räägin nagu väga-väga ammu, üle 10 aasta tagasi, kui me selle kõigega alustasime, oli meil endal ka selline tunne, et loomulikult peab olema üks väärtuspõhine asi, nii nagu seda mitmekesisuse kokkulepe on, aga on olemas sellised ettevõtted ja organisatsioonid, kes oleks valmis tegelikult tegema midagi veel, kes ise tulid meie juurde, kellelgi on mikrofon toredasti lahti, võite need kinni panna või saame meie Liina panna. Liisa Orava mikrofon tuleb meile vahepeal külla. Ja meil oli juba algusest peale ise tunnetasime seda koos kolleegidega, et oleks vaja midagi sellist, mis siis ka võib-olla nii-öelda oleks tugevam või tooks kaasa mingid reaalsed sammud, aga teistpidi see ei olnud ainult meie enda tunnetus, vaid väga paljud ettevõtted küsisid, et aga mida ma siis nüüd täpsemalt teha saan, et millised mul on siis need praktilised sammud, et kui me tahame oma ettevõttes või organisatsioonis midagi teha. Ja nagu ikka ilmselt paljude eludes on juhtunud, kui sa tahad midagi uut arendama hakata või esimesi samme tegema hakata, siis sa vaatad, mida teised on juba teinud. Ja meil oli selline väga suur õnn üle 10 aasta tagasi, et meil oli võimalik käia erinevates riikides õppevisiitidel. Me käisime Saksamaal, me käisime Prantsusmaal ja see oli see aeg, kui veel sai reisida kogu aeg. Ja me otsisime seda mudelit ja mõtlesime, et mis võiks siis Eesti süsteemi sobida. Ja see samane märgis, millest me täna teile rääkima hakkame või juba tegelikult räägime, on siis baseerub üsna tugevalt, aga mitte täielikult, sest loomulikult me mõtlesime oma peaga ka Brüsseli linna ja Belgia mudelil. Ja pärast Liina räägib täpsemalt, mis see protsess on, aga just see, et see koosneb siis ühtepidi sellest, et iga ettevõte kõigepealt analüüsib iseennast, mida head ta juba täna teeb. Seejärel koostab reaalse plaani selle eneseanalüüsi põhjal, et see lähenemine on meil tõesti võetud siis kunagi ammu Brüsselist ja Belgiast. Et meile tundus see kõige ka võib-olla vähem bürokraatlikum, et oli ka selliseid riike, kus tuli tõesti esitada, ma ei tea, nagu 40-50 lehekülge väga detailset infot oma ettevõtte kohta. Aga miks siis üldse see märgisega võiks liituda või kes võiks liituda, et ma arvan, et sellega võiksid eelkõige liituda need ettevõtted, kes on juba mitmekesisuse valdkonnas midagi teinud, kellel tegelikult on kindlasti juba mingid toredad, head praktikad käimas. Ja paljudel selles mõttes võib-olla need ei olegi nimetatud kuidagi mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnaga, aga on mingil teisel viisil, on see keelega seotud, on see töö ja pereelu ühildamisega seotud.
aga kogu see märgise protsess, kui te selle läbi käite, võib-olla Evelin saab pärast öelda, kas nendel manpower'il nad tunnetasid sama, aga see oli meie eesmärk, et see annaks nagu sellise selge sihi ja pildi ühele märgise taotlejale ja selle protsessi läbijale, et mis tal on juba täna olemas ja sellest tulenevalt, et mida võiks teha paremini või mida võiks vähe teistmoodi teha või mis üldse siis on veel võimalik teha. Et ta annab sellise ülevaate, ta annab teada või sellise lisakinnituse, et mis need arengukohad on ja nagu juba olen maininud, selle osaks see plaan on tegelikult minu meelest kõige olulisem, sest kui on olemas plaan, siis on siht, sinnapoole hakatakse ka liikuma. Ja kõik need teemad tulevad ju ka selle märgise taotlemise juures läbi infopäevade, läbi koolituste, läbi kogemuse vahetuse, et saada infot, mida teised teevad, saada sisendit, sest näiteks on ka selline võimalus teil, et te saate kõik, kes märgist taotlevad, saavad siis kasutada ka kogenud mitmekesisuse nõustajate abi. Me oleme aastaid koolitanud selliseid spetsialiste, eksperte, kes saavad tulla ja anda sellise lisapilgu, saate koos vaadata, et kui meil eneseanalüüsist tuli välja, et see on meie selline mitte nõrk koht, aga et siin tegelikult võib olla meie töötajate ootused on natuke teistsugused, siis nõustaja saab teile peegeldada, tagasisidestada, saate koos mõelda, et mida siis selle mure või väljakutse lahendamiseks teha. Ja saate ka muidugi jagada kõiki neid muresid, ma ei tea, tahaks tegelikult rõõme muidugi saate ka jagada, sest et mitmekesisuse päev ja muud positiivsed tegemised on rõõmud. Aga kui me mõtleme, et väga paljud tööandjad on täna just selliste töötajate hoidmise teemaga seisavad silmitsi, siis kindlasti ka selle protsessi läbimine, kõige oma töötajate peale väga põhjalikult mõtlemine aitab kaasa ka siis selliste ettevõtete ja organisatsioonide väljakutsetele. Ja me ise teeme siin iga paari aasta tagant, õigemini me tellime Turu-uuringute aktsiaseltsilt sellist põhjalikku uuringut, mis küll puudutab LGBT inimeste õigusi suuresti, aga see on niisugune väga tore alaosa, kus me uurime, et kuidas ja kas Eesti inimesed teavad midagi üldse mitmekesisuse kokkuleppe kohta, mis ei oleks märgis, aga sellegipoolest, et hea meel on teatada teile, et iga aastaga teatakse sellest üha rohkem. Aga me oleme selle raames küsinud ka, et mida inimesed nagu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonnas hindavad ja siis näiteks töökeskkonnas siis selgub meie viimasest 2021. aasta uuringust, et 49% Eesti elanikest peab mitmekesisusele ja võrdsele kohtlemisele tähelepanu pööravat organisatsiooni tõepoolest atraktiivseks tööandjaks, ehk et pooled vastanust peavad, aga täitsa võimalik, et see number võib ka suurem olla, kui teataks, vahel ei teata ka täpselt, mis selle sõna võib-olla mitmekesisuse või võrdse kohtlemise taga on. Sest kui me jällegi mõtleme Instari uuringutele, mida nad teevad, siis eks ole noorte tööootuste seas, siis me teame ka, et peaaegu iga aasta on see võrdne kohtlemine ja töötajate töökeskkonna teema olnud kas esimene või teine, et 2021. aastal on Instari uuringuste siis jällegi, eks ole, esimene, et see mõjutab siis noorte inimeste töökoha valikut kõige rohkem. Ja kui me mõtleme, et ette anti neile 46 tegurit, sealhulgas ka palgateema, sealhulgas, eks ole, huvitav töö ja nii edasi, siis ikkagi noored väärtustavad seda võrdse kohtlemise aspekti väga ja töökoha valikul seavad selle ikkagi väga-väga kõrgele kohale. Ja kindlasti on see märgis ka selles mõttes ainulaadne võimalus, et ega taolist teist märgist Eestis ei ole ka, et kui te soovite oma tööandja brändingus või muudes oma tegevustes eristuda, siis see on kvaliteedimärgis kindlasti ka. Et inimesed, kes soovivad ja otsivad tööd, siis see on selline turvatunne või hea lisamotivaator ehk teie juurde tulemiseks ka. Sest see samane uuring, mis ma alguses mainisin, mida me ise tellisime Turu-uuringute aktsiaseltsis, siis tegelikult näitas ka, et 62% inimestest tegelikult eelistab sellist tööandjat tööle kandideerimisel, kes on siis võrdse kohtlemise teemadele mõelnud. Ja üldse selle uuringu järgi ka 84% Eesti elanikest leiab, et tööandja peaks pöörama tähelepanu võrdse kohtlemise põhimõtetele, nii et numbrid on meie poolel, et märgis on oluline ja see on vajalik teema
ja sellel teekonnal, kuidas te asute tegema, ütlesin ma enne, et meil on abiks siis kogenud mitmekesise nõustajad ja Liina hiljem räägib, kuidas neid saab protsessis saate tasuta kaasata, kui te soovite seda. Aga me oleme ka uut nõustajat koolitamas ja ma pean ütlema, et nad on tegelikult ise juba nendes valdkondades nii kogenud, et meilt saavad nad natukene lihtsalt lisateadmisi, aga põhimõtteliselt on nad enamik küll valmis samamoodi teid abistama. Ja selles protsessis võib-olla ma teen ühe väikese promo teile ka kohe ette ära, et ma mainisin, et on tulemas ka erinevaid koolitusi, mis siis toetaksid teid kas või selle otsuste tegemisel, et mida sinna tegevusplaani panna või mis väärib nagu, mitte väärib, aga mis võib-olla on selline päevakajaline järgmistel aastatel selles valdkonnas ja mis võib-olla natukene vähem, siis 16. märtsil on meil tulemas koolitus, kus me võtamegi ette kõik selle võrdse kohtlemise valdkonna, vaatame läbi erinevad seadused, vaatame läbi erinevad praktikad, mõned lihtsamad kohtukaasused, mis just tööandjaid puudutavad ja püüame niisuguse hea võib-olla tasakaalu leida selle seaduste ja praktika vahel, et see oleks teile kui personalivaldkonna ja juhtimise praktikutele ka piisavalt huvitav koolitus. Aga taoliseid koolitusi on selle protsessi jooksul veel tulemas, see on siis lihtsalt esimene ja ma tõesti ei ütle seda ainult sellepärast, et ma ise seda koolitust läbi viin, vaid ma arvan, et kui te tunnete, et te sooviksite võrdse kohtlemise valdkonnas rohkem teada, siis sellest on teile kindlasti praktiline kasu ka. Nii, Liina, ma küsin vahepeal, et sina oled selles valdkonnas praegu tegelikult Eesti kõige suurem spetsialist, et kas sa soovid minu jutule äkki midagi lisada veel? Ei, ma noogutasin väga aktiivselt kaasa kõigele, mida sa rääkisid ja tegelikult ma veel korraks mainin ka seda, et kust selle koolituse kohta täpselt infot leiab ja kuidas siis ka nendel tulevikukoolitustel silma peal hoida. See tuleb ka minu jutust pärast, et kui keegi nüüd hakkas mõtlema, et kust ma sinna ligi pääsen, et siis tuleb lihtsalt natukene oodata. Ja, aga siis ma olen väga uhke enda üle, ma lõpetasin lausa minuti pealt endale ette nähtud aja ja kui pärast on küsimusi, siis olen samamoodi igati valmis vastama. Ja, aitäh sulle, Kelly. Panen korraks siia, enne kui ma annan sõna kohe Evelinile, siis lihtsalt ütlen, et me hakkame nüüd siis rääkima sellest taotlusprotsessist ja Evelin ka kindlasti puudutab mingisuguseid selliseid juba sõnu või terminid, mis seal taotlusprotsessis nagu olulised on ja mis kõigile võib-olla tutvuvad ei ole, et ma lihtsalt näitan niimoodi kiiresti enne seda, kui Evelinile sõna annan, et mis need kaks põhilist sellist osa on, et nagu Kelly juba mainis, siis üks neist on eneseanalüüs, nii siis uute taotlejate puhul kui nende puhul, kes on nii-öelda vanad olijad. Ja teine selline suur amps on siis mitmekesisuse plaan, mis tuleb koos tegevuskavaga siis kirja panna, et mis on need sammud, mis on need arengukohad, mis siis järgmise 2 aasta jooksul teie organisatsioonile olulised on. Et need on sellised 2 komponenti, millest ilmselt tuleb juttu, et siis teate, mis need enam-vähem on. Kohe varsti räägime sellest ka siis täpsemalt. Aga nüüd ma hea meelega annan sõna Evelinile Manpowerist. Tere! Mina olen siis Evelin Pahman, olen siis personalifirma Manpoweri büroo. Olen Manpoweris juba 12 aastat ja olnud kogu aeg ka sellel ajal siis seotud meie ettevõttes kõikide nende siis nagu jätkusuutlikkusega siis nagu kunagi sa oled öeldud siis CSR valdkonda kuuluvate teemadega. Evelin, ma korraks segan, sind on pisut pahasti kuulda. Kuulda? Aga kuidas nüüd saab? Et kuulda on, aga natukene selline nagu kaja või selline nagu kehv heli on. Mida mina nüüd küll ei oska lahendada? See mikrofon võiks suule lähemal olla. No ta on ju see täitsa suu juures. Kas te nii kuulete paremini? Kas te kuulete paremini või ei ole? Ma arvan, et vale mikrofon ühendatud, et praegu ei võta üldse kõrvaklappide mikrofoni. See on ju suu.
kas ma ütlen traditsiooniliselt, et ma olen Teamsiga harjunud? Nii, aga siis seal enne lihtsalt ma küll kuulsin Evelini väga hästi, kui me olime ooteruumis. Kui sa lähed selle mikrofoni kõrvale, seal on see ülesnool, siis sealt vaata, kas sul on õige. Kas on kõrvaklappida? Okei. Ja ma proovin. Kui ta kaamera pealt võtab, kas nii on parem? Jaa. Las ta võtab siis nii, ma ise küll ei saa aru. Nii, aga uuesti, vabandust, Evelin, olen personalifirmast Manpower, büroo juhina seal töötan ja olen olnud 12 aastat Manpoweriga ja algusest peale ka nendega siis kõikidesse sellesse CSR valdkonda kuuluvate teemadega seotud. Sealhulgas siis koordineerin meil jätkusuutlikkuse indeksi raporti koostamist ja mitmekesisuse märgise siis taotlemise protsessi. Ma ei ole vaadanud, kes meil siin kõik kuulavad on. Ma loodan, et ma ütlen 2 sõna, et Manpower tegeleb personali siis värbamise ja rendiga ehk et inimene on meie põhifookus ja kõik need sinna juurde kuulub. Me oleme rahvusvaheliselt, toimetame juba üle 75 aasta ja Eestis siis oleme 2004. aastast ja kui ma nüüd ei eksi, siis 2010 tuli Eestisse see võimalus allkirjastada mitmekesisuse kokkuleppe ja minu arust 2010 oli see võrgustiku loomine, nii et meie olime, ma julgen välta, kohe alguses Manpoweriga siis ka selle võrgustiku ka ühes paadis ja allkirjastasime lepingu ja oleme näinud seda arengut kogu selle aja vältel nüüd siiani välja ja kui siis jõuti sinna nii, et otsustati, et jah, et nagu Kelly ka siin rääkis, et on sellist kvaliteedimärgist nagu et Eesti on valmis, Eesti ühiskond on valmis sellise kvaliteedimärgise saabumiseks siia, siis meie jaoks oli see nagu väga loomulik hakata seda kohe taotlema, et meile selline mitmekesisus ja kaasatus on alati olnud nagu väga aktuaalne ja oluline teema. Ja meil oli pigem, see on seotud meie põhiväärtusega, milleks on inimesed knowledge ja innovation, siis teadmised ja innovatsioon, aga et siis inimestega seotud ja meil oli nagu väga hea meel ja kohe, et me saime nüüd ka kohalikul tasandil siis nagu välja tuua meie põhimõtted, meie siis seisukohad, tegevused ja ka ambitsioonid. Et jah, et meile ei pidanud seda ideed maha müüma. Ei olnud meil ka vaja ettevõtte siseselt pidada tuliseid vaidlusi või üldse argumenteerima, et miks selline teema on nagu oluline, miks sellega tegelema ettevõttes peaks ja nii edasi, et võib-olla mõned ettevõtted, ma tahaks uskuda, et tegelikult täna vist ei ole enam mitte ühtegi ettevõtet Eestis, kes võib-olla kuidagi, kindlasti on, aga loodame, et neid on väga vähe, kes tegelikult sellest vajalikkusest aru ei saa. Ja Kelly tõi juba välja ka paljud need ettevõtted, mis ettevõte sellelt nagu võidab, nii et ma ei hakka enam üle kordama. Ma olen samamoodi noogutasin ainult kaasa, nii nagu Liinagi sellele ja olen ka sellega, kirjutan 2 käega alla kõigile nendele argumentidele, mis Kelly välja tõi. Ja mis meil muret tekitas, kui me siis jah, et oligi, et seda ideed ei pidanud meile maha müüdama. Me olime juba ka täitnud eelnevatel aastatel siis praegust, mis on siis jätkusuutlikkuse indeksit. Ja see on tõesti oli nagu väga mahukas dokument ning meil oligi võib-olla mure, et kui töömahukas saab olema nüüd see mitmekesisuse taotlemise dokument, et kui palju tööd me peame veel nagu juurde tegema, et ideaalis muidugi oleks tore see, et kui teed ühe raporti ja saad 2 märgist, et nii jätkusuutlikkuse kui ka siis võib-olla, et keegi loeks sealt ka selle mitmekesisuse välja, sest need seal kattuvad mingis osas, eks.
aga olukord, seda vist isegi alguses sai korra isegi mõeldud ja arutatud, aga see olukord on praegu niimoodi, et on meil ikkagi kaks raportit ja 2 märgist. Aga võin siis öelda, et see ei ole, võib-olla alguses võib-olla natuke rohkem aega minna selle täitmisega, aga ei pruugi, sest see kõik nüüd oleneb ikkagi väga palju juba sellest, et kui palju ettevõttes varem on juba need mingid seisukohad või põhimõtted või poliitikad ära kirjeldatud, paika pandud. Kui seda tööd on juba nii ehk naa tehtud, siis sinna eneseanalüüsi seda nagu lihtsamini või libedamalt see täitmine ka läheb. Ja et jah, et ei pruugi olla ka nii, et esimene kord läheb rohkem aega. Ja tegevusplaaniga jälle samamoodi, et ei pea kartma nagu sellist asja, et sa pead iga kord või iga aasta tulema välja unikaalse tegevusplaaniga, et seda, mida kunagi varem pole tehtud ja sa tuled jälle nagu tõused mingi revolutsiooniga, et kui see on võimalik, absoluutselt, aga tegelikult ikkagi väga palju tegevusi, mida ettevõttes sellel teemal teed, on sellised järjepidevad ja nad on nagu jooksvalt ja et nad oleksid siis kogu aeg nagu elus selles ettevõttes, siis need ongi see, et see aastast kõige lihtsam näide võib-olla on see, et tõesti näiteks mitmekesisuse päeva tähistamine, et sa nagu pöörad tähelepanu sellele, et see sisu, et kas sa teed seda nädal aega, kuu aega, 1 päev, mis tegevusi sa täpselt teed, see võiks muutuda, aga see põhimõte, et see päeva sa kord aastas ettevõttes tähistad, see on aastast aastasse tegevus. Ja mis mul veel paar märksõna siin olid, et jah, et ühesõnaga sinna kaasata inimesi seda koostamiseks on ka nagu tark tegu alati, sest seda kõik teavad, et kui mida rohkem on inimesed kaasatud, seda rohkem nagu ka seda plaan ikka täidetakse, et siis plaani täidetakse. Ja et meil ka endal on see aasta ees jälle pikendamine ja sellega seoses siis meie teeme kaasa, võtame oma nädala koosolekud, mis meil on iganädalased, meil tegelikult toimetame nagu ka hübriidselt praegu, aga meil nädala koosolek on online'is, et me kokku, et kes on kodus, kes kontoris, eks. Ja siis me lihtsalt sealt võtame sellise aja, kus me siis vaatame uuesti üle meie praeguse seisu ja vaatame siis, mida me saame, kas midagi on juba ajale jalgu jäänud, kas midagi on, kuidas või midagi juurde tuua. Ja kui on ka uued inimesed meil meeskonnas, mida on, siis nemad võib-olla näevad seda asja ka siis nagu niimoodi esimest korda tegelikult nagu seda plaani. Et selline. Ja teine väga oluline asi siis veel, mis ikkagi on, et see plaan võiks, kõik see, mis on paberil, võiks nagu päriselus toimuda ka. Et siis on nagu töötajatel ka sellest märgisest, kui see ka tuleb, et siis nad on sellest nagu, nad tunnevad sellest rohkem nagu rõõmu või on see nagu väärtus. Et mina ütlen täiesti puhtalt oma isiklikust kogemusest selle 2 aasta jooksul, mis siin maailmas on väga ärevad ajad olnud ja et mina saan küll nagu julgen ja miks ma võib-olla julgen ka täna siin sellest üldse rääkida, ongi see, et mina nagu isiklikult tunnen küll, et meie ettevõttes väärtused selle kriisi ajal pidasid. Et nii nagu räägitakse ja kõik suured juhid üleval ja väiksemad juhid ja nii edasi, et see kõik on nagu tegelikult indiviidina sulle siin kriisiolukorras ka toimib. Ja just, et kõik need erinevad maailmavaated ja asjad, et siin see mitmekesisuse või see erinevuse austamine nagu läks väga suurema nagu tähenduse sai kui võib-olla eelnevatel aastatel. Ja et see on jah, aga ma olen kuulnud ka oma sõprade juurest selliseid kurbasid tõdemusi, kus nad ütlevad, et nende väärtused ei pea. Nii et selles suhtes on minul nagu hästi läinud, aga jah, et kui seda tehakse, siis võiks ikkagi, et see võiks ka nagu kuidagi, kõik see, mis paberil võiks olla ka reaalsuses peegelduda. Ja mul hetkel rohkem märksõnu ei olegi. Et kui nüüd on veel kuidagi mind juhendada, kas on veel miskit, mida ma võiksin kommenteerida või on küsimusi, et siis ma olen olemas.
Ma usun, et aitäh sulle, Evelin, hästi sisukas ja mulle meeldis väga see mõte, et oluline on see järjepidevus. Et see on tõesti väga selline keskne teema kogu selle märgise protsessi jooksul ka, eks ole, et see plaan ühest küljest jah, toetab organisatsiooni, aga kui võib-olla pärast tuleb mõni küsimus, mille juures on ka sinu kogemus ehk kasulik, et siis kindlasti ma suunan sulle selle küsimuse. Nii, aga aitäh. Siis lähme edasi nende samade tehniliste küsimustega. Ehk siis ma panen kohe jälle siit selle pildi teile ette, et oleks silma ees. Tuletame siis korraks veel meelde, et mis on need taotlemise sammud. Et siin oli juba juttu sellest, et kõigepealt me ootame organisatsioonilt eneseanalüüsi ja seal on siis 2 erinevat varianti. Olenevalt siis sellest, kas see organisatsioon on juba varasemalt ka märgist taotlenud või teeb seda esimest korda. Ja siis see A variant on siis nendele, kes teevad esimest korda, ehk siis seal kaardistatakse natukene ära, et mida see organisatsioon täna juba teeb ja mis on neil olemas. Ehk siis need samad võib olla mingisugused praktikad, poliitikad, mida ka Evelin mainis. Et kas midagi nii-öelda on sellist, mis juba toetab seda mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda ja nagu Kelly ka esile tõi, et see ei pea alati olema sõnastatud täpselt nii, et see on nüüd see mitmekesisus ja kaasatus. Et organisatsiooni sees võib olla erinevaid loogikaid, kuidas see teema on sinna organisatsiooni sisse integreeritud ja tegelikult ka paljuski on inimestel selliseid organisatsioonidel selliseid praktikaid, mis toetavad sisuliselt seda mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda, aga mis ei ole võib-olla sellist raamistust ümber saanud, et siis eneseanalüüsis hakkab see nii-öelda arusaam ja pilt nagu ette tekkima, et mis need kõik asjad meil olemas on, mis tegelikult täna juba toetavad seda mitmekesisuse edendamist. Ja siis vanadel taotlejatel nii-öelda on siis, me ootame sellist reflekteerimist selle üle, et kuidas see eelmise perioodi plaani täitmine siis nii-öelda läks. Et kas seal tõesti tehti plaane näiteks, mis ei jõudnudki tegelikult tegemiseni sellepärast, et need mingil hetkel olid juba, ma ei tea, enam mitte relevantsed, eks ole, organisatsiooni jaoks, et midagi seal vahepeal arengutes toimus või organisatsiooni restruktureeriti, mida iganes, et siis saab seal põhjendada, et miks mingid asjad ei läinud käiku. Ja teisalt ka siis selle üle, et kuidas kogu see plaan töötas, et kas see oli teie jaoks lõppkokkuvõttes kasulik, miks mitte, miks oli, et kõik sellised asjad, et see on see esimene samm. Pärast seda, kui eneseanalüüs on tehtud, siis saab minna juba sellise sisukama planeerimise ja mõtlemise töö juurde selles osas, et mida siis ette võtta, mis on meie tugevused, mis on meie arengukohad ja siis koostada sinna juurde ka 2 aasta tegevuskava. Ja kõige olulisem siin on see, et sageli küsitakse, et kas on mingisugused, ma ei tea, arvuväärtused või punktid, eks ole, et mida seal keegi saab, et meil sellist indeksi formaati ei ole ja pingerida me ei koosta ja keegi ei saa hinnet 5 või 2 või midagi sellist. Et pigem on hästi oluline see organisatsiooni enda kontekst, et pigem ei ole seda, et me võrdleks erinevaid organisatsioone omavahel, et kuna organisatsioonid on lihtsalt nii erinevad ja pigem me võrdleme sellist või nagu arvestame seda, et kuidas see organisatsioon selles protsessis kasvab ja kuivõrd need sammud, mida nad plaanis planeerivad, tunduvad vastavalt siis nende eneseanalüüsile ja ka mitmekesisuse plaanis välja toodud tugevustele, et kuivõrd see tundub nende kontekstis tehtav nii-öelda ja neile kasulik. Et selline organisatsiooni toetamise ja arengu eesmärk on meie jaoks kõige olulisem. Siis natukene nendest kuupäevadest ka ja kuidas üldse siis seda protsessi alustada.
Nendega, kes on varem juba märgist taotlenud, siis me võtame ise kontakti ja saadame ka siis eelmise korra dokumendid veel kaasa ja siis ka selle eneseanalüüsi dokumendi, ehk siis nemad ei pea meie juurde ise teed leidma, ehk siis me võtame nendega ise ühendust. Küll aga kui tegemist on täitsa uue organisatsiooniga mitmekesisuse märgise mõttes, siis meie koduleheküljel, kui te lähete leheküljele austameerinevusi.ee, see on ühel järgmisel slaidil ka kirjas, et siis seal on selline väike kontaktivorm, kus siis anda oma sellisest huvist märku ja miks me tahame, et te näitaksite oma huvi alguses üles, enne kui läheb juba selliseks eneseanalüüsiks ja dokumentide täitmiseks, on see, et me tahame olla algusest peale, esimestest sammudest alates teile lihtsalt paremini toeks. Ehk siis, et kui seal eneseanalüüsi käigus ka tekib mingid küsimused, te saate juba meie poole pöörduda, meie teame teie poole pöörduda, et kas on mingit abi vaja näiteks mingil hetkel, et saame ühendust hoida. Kui meieni jõuab see info, et te olete taotlemisest huvitatud või lihtsalt tunnete huvimärgise vastu, et see huvi näitamine ei tähenda 100%, et te peate nüüd kindlasti sinna protsessi sisenema. Aga pärast seda, kui te olete kontakti loonud meiega, et siis me saadame teile täidetava eneseanalüüsi dokumendi. Koduleheküljel on see PDF-i näitena olemas, aga siis saab juba sellise täitsa muudetava asja ka. Ja seda me ootame tagasi 15. märtsiks, ehk kui siin on küsimus võib-olla selles, et millal ma pean huvi üles näitama, et siis seda eneseanalüüsi, nagu Evelin ka ütles, et organisatsioonid on natukene erinevad, et kellel on midagi juba olemas, kellel on väga hea ettekujutus, kellel läheb natuke rohkem aega. Ehk siis ma usun, et seda eneseanalüüsi jõuab teha ka ühe päevaga, eks ole, et võib-olla mõni jõuab 14. märts võtta meiega kontakti ja siis juba 15. saata selle eneseanalüüsi ka ära. Aga et aegsasti tegelikult võiks siis ühendust võtta enne 15. märtsi, et jõuaks selle eneseanalüüsi kenasti ära teha ja seda aega, mis selle tegemiseks siis kulub, seda saabki hinnata siis selle PDF-i näite alusel, et sealt näete, mis seal siis see sisu on ja kui palju teil võiks selle peale aega kuluda. Ja kindlasti tasub arvestada ka sellega, et teie organisatsiooni sisemise loogikaga ja struktuuriga, et kas on vaja kelleltki veel mingisuguseid andmeid, mingisugust infot, mingisugust lisakinnitust, näiteks juhtkonnad, mida iganes, eks ole, et siis mõelge kindlasti ka selle peale. Ja siis, kui eneseanalüüs on tehtud, siis saame järgmise sammu juurde minna. Ehk siis see on nüüd see koht, kus me kindlasti soovitame tungivalt nõustajaga teha koostööd. Isegi kui tundub, et te olete juba selles vallas päris head ja teate juba ise kõike, et see võib-olla aitab mingisuguseid uusi selliseid vaatenurki leida. Ja nõustajaga võib ka teha sellise lühikese kohtumise, et selles suhtes see tundide arv, kui palju nõustaja organisatsiooniga töötab, see võib olla erinev, see võib olla üks kohtumine, see võib olla mitu, et see on täitsa erinev ja see selgub siis meil selle protsessi käigus. Nõustajaga saan mina teid kokku viia, kui ma tean, et teil see huvi on olemas, siis see toimub. Ja seejärel hakkab juba pihta siis see töö mitmekesisuse plaaniga ja me saadame siis need plaani põhjad nii-öelda siis teile ka täitmiseks. Siis on niimoodi mõnusalt aega, ma ütleks, et teha valmis see mitmekesisuse plaan, mille osa on siis tegevuskava, mis on siin ka käinud jutust läbi, et plaan on justkui tervik. See tegevuskava on selline plaani lisa või üks osa. Aga kuna ta on sutsu teise formaadiga, et siis juttu tuleb lihtsalt kahest erinevast asjast justkui. Selle tähtaeg on siis 20. mai ja pärast seda, kui me oleme teilt saanud dokumendid kätte, kogu dokumentide jagamine sel aastal käib Google Drive'i kaustades, sest see muudab lihtsalt haldusprotsessi lihtsamaks versus see, et me saadaks neid dokumente kuidagi meilis edasi-tagasi, et siis on teil endal olemas üks koht, kus te kindlasti saate kõik asjad kätte igal hetkel ja saate ka sinna siis üles laadida enda uued dokumendid.
Ühesõnaga 20. mai on see aeg, kui me ootame teie käest mitmekesisuse plaane ja siis läheb lahti hindamisprotsess, mis tähendab ka seda, et kui seal plaanis on midagi, mille osas me tahame lisaselgitusi küsida, näeme, et seal on midagi vajaka, siis meil päris nii ei ole, et 20. mai ja nüüd on kõik, eks ole, et nüüd rohkem mitte midagi ei saa, et kui seal on mingid pisikesed sellised puudused, et me näeme, et plaanil on tegelikult väga suur potentsiaal, siis me kindlasti anname võimaluse selliseid lisaselgitusi anda. Muidugi mitte nüüd lõpmatuseni, et läbi terve suve seal hakkame hullult edasi-tagasi saatma, et selleks ajaks on teil siis see 15. märts kuni 20. mai ja nõustaja tugi. Ja siis need otsused, et kes märgise saab, teeme me juuni keskpaigas ja üks oluline moment on ka tunnustamisüritus, mis toimub septembri alguses. Et siis on selline pidulik avalik üritus, kus siis kõik saavad nii-öelda ametlikult sümboolselt oma märgise kätte. Hindamisprotsessist võib-olla ka korraks, et see hindamine toimub meil niiviisi, et kui te töötate mitmekesisuse nõustajaga, siis nõustaja annab omapoolse sellise hinnangu protsessile, et kuidas teiega koostöö läks, kas ta nägi seal sellist tahet ja võib-olla ka arengut, eks ole, teie nii-öelda plaanide koostamises ja kõiges. Ja siis on 2 hindajat, kes on siis mina ja Kelly hindame, pluss siis nõustajad kõik, et selline tore seltskond, aga igat ettevõtet hindab siis 2 inimest, et mitte kõik need, ei teagi, kui palju meid kokku on, üle 10 vist, et mitte kõik me ei hakka igat plaani hindama, vaid siis 2 inimest hindavad ja kui seal on mingisuguseid väga suuri lahknevusi nende hinnangutes, et siis tuleb sinna veel 3. inimene juurde ja vaatame edasi, et saame arutada seda, mis seal täpselt siis toimub. Nii. Siis jah, enne seda, kui ma näitan teile natukene dokumente ka, siis meeldetuletus, et 16. märtsil on seesama võrdse kohtlemise ABC koolitus, mida viib läbi Kelly ja lehel siis austamerinevusi.ee saavad olema kõik need koolitused olemas. Koolituse info, selle võrdse kohtlemise koolituse info on juba seal olemas ja sinna saab ka registreeruda. Ja kui teil on endal mingisuguseid teemasid, mingeid ettepanekuid, siis alati need on oodatud. Meil on planeeritud siia programmi sisse ka selliseid koolitusi, mille teema ei ole veel paigas. Ehk siis kõik mõtted, kõik ootused, kõik teemad, mis on teie jaoks võib-olla natukene sellised segased veel, et siis nende osas võite mulle märku anda või Kellile, et see kõik on väga oodatud. Ja kuigi seal koolitustel saab pisut nagu võrgustuda ja teistega nii-öelda koos olla, siis meil märgise raames selliseid omavahelisi kohtumisi väga plaanis ei ole. Et kõige parem võimalus ja kuidas me seda ise ka võib-olla näeme, siin enne käis ka läbi, et oli mitmekesisuse kokkulepe ja siis nüüd on märgis ka. Et mitmekesisuse kokkulepe on natuke selline esimene samm, eks ole, liitumine sellega. Mitmekesisuse kokkulepe on siis selline väärtuspõhine hea tahte kokkulepe justkui ja mille organisatsioon saab allkirjastada 2 korda aastas. Selle kohta leiate ka meie kodulehelt infot ja mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavadki siis sellise võrgustiku ja meie teeme küll rohkem üritusi, et seal saab siis rohkem aimu, kes on need teised organisatsioonid, kes samade teemadega tegelevad, kes on need teised inimesed, kelle käest võiks aeg-ajalt nõu küsida, millised on teemad, millega organisatsioonid rinda pistavad või millest on väga head juba. Et see kõik toimub läbi mitmekesisuse kokkuleppe ja seetõttu me kindlasti alati soovitame, see ei ole kohustuslik, aga me alati soovitame liituda ka mitmekesisuse kokkuleppega, see võib olla ka osa see samm ka juba mitmekesisuse plaani juurde kuuluvast tegevuskavast näiteks.
et see ei pea olema tehtud, ma ei tea, enne märgise taotlemist. Ja üks koht veel, kust saab siis infot, kui te seda soovite, on mitmekesisuse kaasatuse uudiskiri, mis tuleb välja iga kuu lõpus ja sellega saab liituda ka meie koduleheküljel. Mitte küll te ei leia seda lehelt austame-erinevusi.ee, mis on eraldi märgise lehekülg, aga siis mitmekesisus.ee, seal on kõik mitmekesisuse ja kaasatuse teemad, mis Eesti Inimõiguste Keskuses on, et need on seal kõik ja seal on väike kastik ka selle uudiskirjaga liitumise kohta. Aga pärast tänast ma kindlasti saadan teile ka selle info meilile. Aga mis siis nendes dokumentides peitub? Ma tahtsin teile lihtsalt niimoodi näidata siit näiteid, et kuidas need asjad välja näevad. Need ei ole metsikult, on Mikkel, et need ei ole metsikult, vabandust, need ei ole metsikult pikad, aga kindlasti tasub võtta see aeg nendega tutvumiseks ja nagu nad on selles suhtes nagu vabalt täidetavad, et see, kas te kirjutate ühe asja alla ühe lõigu või pool lehekülge, see on natukene teie teha, et ma olen näinud erinevaid eneseanalüüse, ja alati võib lisada, kui me räägime siin näiteks sellest, et kas on sõnastatud kuidagi mitmekesisuse definitsioon ja need väärtused, siis võib panna kaasa, et ei pea siia näiteks eraldi ümber kirjutama, et võib ka lisadokumente siis saata kaasa või siis lingid panna, nagu siin ka on toodud. Et see siin on selline esimene leht sellest eneseanalüüsist. Seda on kokku 3 lehekülge sarnaseid selliseid küsimusi, mõnedel on võimalik valida vastuse variant, mõnel on natukene selline palve, et te lühidalt selgitaksite siis ka seda vastust. Ja mõnedele saab vastata lihtsalt jah või ei. Ja nagu ma ütlesin, siis selle sama dokumendi te leiate ka austame-erinevusi.ee lehelt PDF-i kujul. Ehk siis mitte, kes tahab, saab muidugi kopeerida ja ilmselt ka täita seda juba, aga et meie siis saame saata teile ka selle täidetava dokumenti, sealt on näha PDF. Siis, nagu juba öeldud, korduvatel taotlejatel me palume täita mitmekesisuse plaani täitmise eneseanalüüsi. Ja siin ma ütleksin, et see on üsna selline tehtav, et need 5 küsimust ongi kõik, mis seal on. Siin on ette antud maksimum pikkused, ehk siis ka see, et kui pikk, kui suuremahuline me ootame, et see dokument oleks. Ja pigem ootamegi siin just sellist teie enda refleksiooni ja seda, et kuhu siis te tunnete, et võiks organisatsioon järgmisel perioodil edasi liikuda. Miks see eneseanalüüs on ka meie jaoks võib-olla oluline, et teie saate sealt endale võib-olla natukene pildi ette ja tegelikult ka meie saame pildi ette. Ehk siis kui me räägime sellest, et tuleb koostöö nõustajatega, et vastavalt sellele, milliseid väljakutseid organisatsioon enda ees parasjagu näeb, siis me saame natukene ka võib-olla suunata seda, et milline nõustaja parasjagu võiks selle organisatsiooniga kokku sobida. Et seetõttu on see eriti oluline. Et ka see eneseanalüüs oleks nagu läbi mõeldud. Siis mitmekesisuse plaan, mis on ka, kui te selle lahti võtate, ilmselt selline pikem dokument. Ma korraks muudan seda jagamist ja näitan teile. Näitan teile lihtsalt siin seda
PDF-i, kuna ta on selline pikem ja mõned tabelid. Ehk siis see kaasamise teema, nagu Evelin ütles, et me eeldame, et seal ikkagi ei ole ainult üks inimene, kes seda plaani eest veab, vaid on ka selline kaasamõtlejate rühm, ehk siis töörühm, kes saab erinevate asjade eest vastutada ja sellel teemal kaasa rääkida. Mis selle plaani puhul on oluline öelda võib-olla, on see, et kuigi siin näiteks on toodud teatavad sellised töötajate grupid, siis kui teil on endal mingisugune grupp, kes on teil väga fookuses ja kellega te olete justkui, kellele te olete mõelnud mingisuguseid häid praktikaid näiteks välja, et siis siia võib neid ka lisada, et see ei ole selline, mis ma tahan öelda, on see, et see plaani dokument võiks olla teie organisatsioonile kõige paremini kasutatav. Ehk siis, nagu Evelin ütles, et see võiks olla midagi, mis on teile endale kasulik ja seetõttu siis võite siia ka lisada mingisuguseid kategooriaid, kui see tundub teile vajalik. Samamoodi nende juhtimisvaldkondade juures, kui te leiate, et siin need 4 ei kata ära seda või midagi on, mis on teil niimoodi väga eripärane, et siis saab lisada siia tabeliridu. Aga siin siis jah, 2 sellist kategooriat, tugevused ja tähelepanu vajavad aspektid, ehk siis seesama, mis me enne rääkisime, et leida üles need asjad, mis juba töötavad hästi ja teisalt siis, mida võiks tugevdada, arendada. Ja nagu te näete, siis punkt number 6 ongi see tegevuskava, millest enne juttu oli, et see on justkui plaani osa. Ja ma näitan korraks seda ka, et milline see umbes välja näeb. Taaskord, kui teil on endal mõni dokument, mis juba vastab samale loogikale, kus on sama info olemas, teie enda mingisugustel vormidel, siis võib esitada ka tegevuskavana selle. Meie oma on lihtsalt selline näide ja põhi, ja võib ka seda kasutada. Eeldus on lihtsalt see, et kui te kasutate enda mingisuguseid dokumente, et siis seal oleks kajastatud need samad kategooriad. Rahastust alati, ma saan aru, et see on olnud võib-olla küsimus läbi aastate, et ei saa nagu avada mingeid asju, et seda ei pea alati avaldama, et kust mingi rahastus tuleb, eks ole, või kui palju sinna on ette nähtud, kui see on kuidagi konfidentsiaalne info või te ei taha seda avaldada, et siis võib lihtsalt sinna ka kirjeldada, eks ole, et rahastus on läbi mõeldud või midagi sellist. Ja üleüldse, kui teil on mingisuguseid dokumente, näiteks ka mõningatel juhtudel võivad olla ettevõtte sisesed dokumendid, näiteks töötamise juhised konfidentsiaalsed või ettevõtte siseseks kasutamiseks, siis et see konfidentsiaalsus kindlasti meil omavahel saab olema ja selle klausli võib siis lisada dokumentidele, kui see nii teie puhul on. Nii, aga siin on küsimus, aitäh Kati, et kas ka inglise keeles on need dokumendid olemas. Hetkel meil ei ole inglise keeles dokumente. Ja praegu ei ole olnud ka plaanis neid teha. Ma arvan, et kui nüüd ei tule mingit laviini selliseid ettepanekuid, et need kõik dokumendid võiksid olla inglise keeles, et siis sel korral me neid tõlkima ei hakka, aga kui siin selle protsessi käigus ja ka võib-olla pärast jõuab meieni tõesti palju tagasisidet selle kohta, et kuna ettevõtted on järjest rahvusvahelisemad ja paljudes on ka tegelikult töökeeleks ju inglise keel, et siis me kindlasti arutame seda küsimust. Küsimus ka selle kohta, et kas tegevuskava võib esitada inglise keeles ja
mina ütleksin, et see on okei ja me saame sellega hakkama ja ka hindajate puhul, et kui on keegi, kes, ma küll arvaksin, et kõik meist oskavad inglise keelt, aga kui keegi tunneb ennast võib-olla ebakindlamalt, et siis me kindlasti saame sellega arvestada, et need hindajad, kes parasjagu siis seda inglisekeelset dokumenti peavad hindama, et nad siis tunneksid ennast selles hästi. Aga jah. Liina, kui ma tohin segada, siis ma lihtsalt võin öelda, et võib-olla aastad lähevad nii ruttu, aga tegelikult me esimesel aastal meil oli ka 2 tuntud Eesti ettevõtet, kes inglise keeles esitasid, et me saime selle päris kenasti hakkama, et meil on isegi selline kogemus olemas. Nii, aitäh, Heret. Igatahes vastus sellele, et kas võib esitada inglise keeles, kuigi võib-olla dokumendid ei ole inglise keeles, siis jah, see vastus on jah. Aitäh selle tagasiside eest, et kui keegi on veel siin praegu, et siin juba Heret ja Kairit kirjutavad inglise keele kohta, et kui keegi on veel, et siis andke kindlasti märku, mida rohkem teid on, kellest me teame, et selline ootus oleks olemas, et siis me saame tegutseda selle nimel. Olgu, ma näen, et see ootus on ikkagi üsna paljudel olemas. Olgu, siis ma tean, et meil on tulemas just mitmekesisuse nõustajatega, kes meiega selles protsessis kaasas on ka lähiajal koolitused, siis me saame selle teema omavahel kokku leppida, läbi arutada ja siis juba. Aitäh, Vladimir. See teema tõesti jäi mainimata, et kulusid selles osas, et oleks märgis kuidagi tasuline, ei ole. Ehk siis võib-olla mõni teist märkas ürituse alguses ka, et kõige esimesel slaidil oli ka Sotsiaalministeeriumi logo, ehk siis see märgis ise on meie ja Sotsiaalministeeriumi koostöö, ehk siis Sotsiaalministeerium rahastab seda hanke korras ja kogu see protsess on ettevõttele tasuta, organisatsioonile. Ei ole ainult ettevõtted oodatud, on ka vabaühendusi meil, kes on märgise saanud ja ka avaliku sektori organisatsioone ja koolitused ka on siis tasuta ja nõustajate kasutamine samamoodi. Nõustajate kasutamisel on küll teatavad piirtunnid, aga kuna, nagu ma siin kirjeldasin, siis osa organisatsioonidel võib olla vaja nõustaja tuge, ma ei tea, 1 tunni raames, teisel võib olla 4 tundi, et siis see summa summarum jaguneb ära, et seetõttu ma ei oska öelda praegu niimoodi kindlalt seda, et ühe organisatsiooni jaoks on meil ette nähtud teatud arv tunde, et see natukene niimoodi seal kamba peale jaguneb ära. Aga selle me saame kindlasti omavahel siis läbi rääkida, et mis osas, kui teil on nagu tunnete, et oleks vaja rohkem nõustaja tuge, et siis mis osas me saame tasuta seda pakkuda ja kui palju siis, et võimalus on ka see, et mingite lisatundide eest ettevõte siis tasub näiteks. Aga üldjuhul on kõik tasuta ja millegi eest maksma ei pea. Kas on kellelgi veel küsimusi? Meil on veel natukene aega lõpuni. Ma võtan selle dokumendi siit eest ära, et näha teie kõigi toredaid nägusid, kellel nägu paistab. Mul on üks küsimus. Jaa. Küsimus selle, kuna mul on nüüd ka esimest aastat ees see taotlemine. Swedbankil on küll juba mitu aastat olnud see märgis, aga ma ei ole enne ise selle taotlemisega kokku puutunud. Vaatasin praegu sulle seda tabelit, mis sul seal ees oli, tegevuskava siis mul tekkis küsimus selle detailsuse astme kohta nagu ajalises mõttes, et sul olid seal kuupäevad, ma ei tea, peaaegu et kellaajad, et kui me räägime 2-aastasest plaanist, siis kas täna peab 2023 aastasse kuupäevaliselt ette teadma? Ei, absoluutselt mitte. Ei pea, jah? Ei, see on lihtsalt näidis. Okei, väga hea. Et üleüldiselt võib ju teha selles suhtes, et kui on teada juba mõni kuupäev, et siis loomulikult võib selle sinna kirja panna, aga võib olla ka kuu täpsusega, kvartali täpsusega, et jällegi siin on ka kõige olulisem see, et
et ei peaks nagu tegema metsikult palju lisatööd, et kui teil on endal plaanid tehtud näiteks kvartalipõhiselt, ma ei tea, või kuupõhiselt, et siis ta järgiks kuidagi sama loogikat. Et oluline on see, et ta on plaanis nagu ajaliselt ikkagi määratud, et eesmärkide saavutamine, nagu me teame, võiks olla ajaliselt määratud, et mingisugune indikatsioon seal on, kui tegemist on loomulikult mingisuguse sellise pidevalt toimuva asjaga, ma ei tea, mingid töötajate puhkeruumis mingid kohtumised, nagu seal oli mingisugune tegevjuhi sõnavõtt või midagi. Et kui see toimub näiteks iga natukese aja tagant, siis sinna võibki niiviisi kirja panna, et see toimub korduvalt mingi umbes nii sellistel aegadel. Et kindlasti mingisugust kuupäeva ja kellaajalist täpsust taga. Okei, super, aitäh. Ja kuna ma tean, et Swedbankil endal Swedbank oli üks nendest organisatsioonidest, kes kasutas oma sellist tegevuskava, kuna neil oli see juba olemas selles samas mitmekesisuse valdkonnas, et siis ka see on täiesti okei. Nagu ma enne ütlesin, siis peaasi on see, et aitäh, Maria, et peaasi on see, et need samad kategooriad, mis meie tabelis on, seesama info oleks seal tabelis ka olemas või selles vormis nii-öelda. Et võib-olla rohkem infot, aga pigem mitte vähem. Okei, väga hea, aitäh. Nii, kas keegi soovib veel miskit küsida, olgu siis chatis või lausa häälega, pildiga? Nii, aga tundub, et küsimusi rohkem ei ole. Aitäh teile kõigile täna osalemast ja me ootame siis kõigi teie kontaktivõttu ja kõiki dokumente peagi. Kui on veel mingisuguseid lisaküsimusi, tahaks millestki lähemalt rääkida, siis mina olen alati olemas, võite mulle kirjutada. Saame leppida kokku ka eraldi kohtumise, kui seda on vaja. Ja siis taotlemiseni. Aitäh teile! я стой!